Ülar, sina oled juba aastakümneid lausa sõitnud. Kuidas näeb välja sinu võib-olla hooajaks ettevalmistumine? Ma tean, et sa väga palju käid jõusaalis üldfüüsilist trenni tegemas. No aga see ongi ainukene ettevalmistus, ma teen ja minu puhul on see, et ma pean ikkagi targalt treenima. Vanus on juba 40+, et vigastus on kerge tulema. Et ma teen treeni raja peal, siis kui sikli selga saan. Ennem seda lihtsalt hoian ennast nii palju vormis, et ei tuleks kaalu juurde. Proovin jõlvud aastavahetuse üle elada ja siis, kui lund tuleb, natukene suusatan ka klassikat. Ja ega see ongi minu ettevalmistus. Aga sellist võib-olla mingit sõidutrenni või et läheks kuskile välismaale, teeks mingi pikema laagri? Ma olen käinud Gerdiga 3 aastat jutti Itaalias, et ma olen saanud nagu käia küll, aga küll mehaanikuna, et endal mul nii palju ressurssi ja vaba aega pole, et sinna minna. Ja ma leian seda, kui ma Eestis sõidan, et mul ei ole seda vaja. Aga kui alati võimalus on soovitan minna, tegelikult on äge Itaalia. Kuidas on võib-olla sellise töö ja pereelu kõrvalt krossi sõita? Hea naine peab olema, peab sellest aru saama, et meil see suhe töötab, võib-olla ongi hea, et kui ma vahepeal käin krossil ära, siis naine saab aru, et kui mind kodus ei ole, siis on ikka hea mees, võiks koju tagasi tulla. Kui sa oled nagu krossidel koos, kodus koos, võib-olla hakkab kärisema see tekke. Meil toimib. No sa oled hetkel külgkorvide valitsev Eesti meister. Ma olen siin sotsiaalmeedia vahendusel näinud, teie klubi on siis üles pannud, et see aasta on ikkagi plaanis kõvasti tiitlit hakata kaitsma. Jah, kindlasti, eks hooaja algus on alati mul olnud tagasihoidlik, et me peale jaanipäeva oleme saanud natuke hoogu juurde, et siin sõidangi võidu nooremate meestega, ise olen siin 40+, teised mehed on Jeli 20 võib-olla. Markus on siin 20, vana sa oled 26, vennad vahtrid 20, 20, lihtsa ka seal kandis, et mul on keeruline, aga samas mul on hea meel, kui ma suudan neid ikkagi edastada. Ja tehnikasport, hoian mootorid ja siklid korras, et see on juba pool võitu. Mis sa arvad, millised on sinu trumbid nii-öelda nende noorte kaasvõistlejate vastu? No, kui sa mõtled peale välimuse või? Mis seal ikka, mul on tegelikult minu trumpvärs on hea start, et kui ma saan stardis minema, siis mul on lihtsam, aga kui ma pean hakkama tagant tulema, no üldjuhul väga raske sinna top 3 saada, et start on pool võitu ja siis tuleb pigistada ja lõpuni sõita. No häid starte sa nüüd näitasid siin Läti meistrivõistluste avaetapil ja ka Maardu MX-liiga siis avaetapil, aga kuidas sa võib-olla säilitad seda head stardikohta ja et saada see õige võib-olla sõidurütm ka? Eks stardi puhul on see ka, et sul on enesekindlust vaja, et sa lähedki starti. Ma tean, et ma olen seal nurgas 2. või 3, aga kui sa lähed starti selle mõttega, et äkki me põrkame kokku kellega või keegi sõidab meile sisse, et siis sa ei saagi starti võita, et sa peadki minema võitma sinna, ütleb, et enesekindlus. Ja praegust Peeduga meil see 4 sõitu on olnud seda, et ma ei tea, võib-olla homme Põlvas oleme käpule maas ja viimased, aga ma loodan, et seda ei juhtu. No homme on tõesti tulemas siis Põlvas MX-liiga 2. etapp, aga nädalavahetusel on juba ees ootamas Kiviõli Eesti meistrivõistluste avaetapp, siis ilmselt Kiviõli on üks rada, mis on külgkorvisõitjatele siis väga meelis. Jah, rahval on seal vaadata see legendaarne kasehüpe, et kui selle ikkagi üle ära hüppad, siis ütleme, on hea tunne ja see annab sulle väikse eelise tagant tulija ees ka, kes võib-olla ei hüppa, et Open klassi mehed hüppavad minu meelest kõik juba üle seda, et on hea hoogne rada, et võrreldes Maarduga on ikka öö ja päev. Ootan palju sellelt, hea stardi kohal on kõik võimalik. Millist Eesti meistrivõistluste etappi sa võib-olla ise kõige rohkem ootad ja miks? Lange, tegelikult Lange on nii-öelda vana MM-i rada ja mulle meeldib, ta on hoogne, ta ei ole pehme, ta ei ole selline maarduliiv, ta on selline keskmine, et ta ei ole päris soonesõit. Lange on äge rada, mulle meeldib. Et seda ootan, ta ongi vist viimane etapp äkki oli viimane, jah. Et see on hea maasikas hooaja lõppu. Igal juhul aitäh ja palju edu! Aitäh teile ka!